see sõna, Jumal andis selle mulle siin mõne aeg tagasi juba. kui Jumal hakkab midagi kõnelema, siis sa hakkad midagi tähele panema või mingid mõtted hakkavad tulema. ja minu sisse hakkas see teadvustamine tulema mitte mõistuslikult, vaid tõesti nagu sa tabasid ennast mõtlemas selle üle, et kui julmalt ja karmilt apostlid kõnelesid, kui me loeme Pauluse kirju või see on julmalt, need on julmad kirjad, kirjad korintlastele, kõik see ilmutuste raamatus, mis Jumal kõneleb nendele kogudustele seal. Need ei ole sellised hellad ja paitavad, vaid need on kohati väga-väga rasked ja tänapäeval tõenäoliselt, kui Apostel julgeks mõnele kogudusele selliseid asju öelda, siis ta visatakse kividega surnuks. et selles mõttes need Jumala sõna ei ole tegelikult kerge ja selline ilus, vaid jah, see on nii kaua, see on kerge ja ilus, kui vaadata, et see oli 2000 aastat tagasi või veel rohkem. aga kui vaadata, et seesama sõna kehtib ka tänapäeval ka selle koguduse suhtes, kes praegusel ajal eksisteerib, kes on liikumas küpsuse poole, aga ometi on väga palju selle keskel, mis võib-olla Jumalale ei ole nii väga meelepärane. ja üks sellest asjast, mis Jumal esile tõi, kui ma hakkasin seda kuulama, kui ma kuulan, siis ma ei lähe ta ette, ma ei küsi, et Jumal, mida sa mulle öelda tahad, vaid ma küsin, mis sinul on öelda oma kogudusele. ja ma kuulan kogudusele ja see sõna on ka, see ei ole individuaalselt, kui ka mingil määral on, eks igaüks selles mõttes, ka minul on selles mõttes selle sõna kohaselt tulid kohe nii-öelda ka testid, et kas ma elan selle sõna kohaselt ja kas ma julgen selle sõna kohaselt teha. aga laias laastus on see tema kogudusele sõna ja ma loen selle ette. See on päris pikk, nii et kui poeg ei austa isa, siis on ta isa aust ilma. üksnes austusest saab isa au ilmsiks tulla. vaata, vaata, kuidas te peate käima kikivarvul, et inimeste tundeid mitte solvata. kuidas te peate vaatama, mida te räägite ja mida te ütlete. minu sõna on saanud inimestele solvanguks. seda ei tohi rääkida vabalt. peate väänama kirjakohti või lihtsalt jätma suured osad välja, sest see solvab inimesi. inimeste, mitte maailma, vaid koguduse pingis istuvate inimeste, minu laste tunded on muutunud ebajumalaks. kuidas te saate apostlite kombel kõneleda, kui peate hoidma minu sõna peidus koguduse eest? vaadake maailma, vaadake neid, kes kasvavad isata või kes kasvavad ilma korrale kutsumise või noomimiseta. paljud on kasvamas ilma piirideta, arvates, et kõik on lubatud. Nad ei saa aru, et igal teol on tagajärg. tagajärjed tulevad üllatusena, kui ollakse vastutavad omaenda tegude eest. Need, kes kasvavad ilma juhtimiseta, on need, kes lõhuvad minu lapsi, neid, kelle mina olen loonud. Need, kes oleks pidanud kandma minu nime, nendeni ei jõua minu sõna kunagi pärale, sest nad lõhutakse enne ära ja see anum ei ole enam võimeline endas vett pidama. arvata, et teie elatud aastaid on rohkem kui lapsel ja seetõttu ei vaja te enam isa ja tema juhtimist, on alpide mõtteviis. Te vajate samamoodi oma teedel korrigeerimist, aga uhkus ei luba teil minu noomimist ja juhtimist vastu võtta. arvate ennast kõike teadvat minu kohta. arvate, et teate, mis tähendab olla kristlane. jah, te võib-olla teate, mis tähendab olla kristlane, aga teil pole veel aimugi, mis tähendab olla minu poeg. puudutate alles köie otsa,
aga pikk tee on veel tulla. paljud on oma südames saanud väitluse ekspertideks, et teha nulliks iga õpetav ja korrigeeriv sõna. iseennast tehakse pühaks, aga ei mõisteta, üksnes sõna teeb pühaks. olete pühad Kristuses ja see kuulub teile, et surm võiks teist mööda minna ja et päriksite igavese elu. aga need, kes tõesti tahavad ka siin, selles elus tuua esile tõelist Jumala identiteeti, neilt ma nõuan ka rohkem. võtke minu korrale kutsumist auga vastu. olge tänulikud sõna eest, mis toob meeleparanduse. kõik hukkamõist ei ole kohtuotsuseks, vaid ma mõistan hukka vanad maailmalikud mõtteviisid. ma mõistan hukka maailma orjamise, ma mõistan hukka ebajumala teenistuse. ma jälestan, kui tõstate kellegi minu kõrvale, nagu kogudus on tõstnud inimeste tunded, mis on pimeduse poolt väärastatud tõekspidamised. minu sõna peabki selliseid mõtteviisid hukka mõistma, mis ei lähe kokku minu sõnaga. kui minu oma võtab minu sõnast lähtuvat korrektsiooni isiklikult ja solvavana, on ta võtnud selle väära mõtteviisi iseenda omaks ja ta ei näe ennast minu omana, vaid ühena sellega, kes on varjunud tema südamesse ja teinud end temaga üheks isikuks. aga see on muutumas. ma olen tõstmas neid, kes ei karda, kelle suust lähtuv sõna on vasar, mis purustab väärad mõtteviisid. aga on neid, kes ei ole võimelised nendest mõtteviisidest lahti laskma ja see vasarahoob purustab ka neid. lugege minu sõna ja ärge unustage, et see kõik olen mina. vaadake hoolikalt, siis näete, ma ütlesin ka Iisraeli kohta, minu poeg, aga ometi ei säästnud ma neid, kes ei kuuletunud mulle ei kõrbes ega ka tõotatud maal. olge hoolsad oma südamega ja vaadake, et minu sõna ei saaks teile kergeks nagu tolm, mille võib käega minema pühkida, vaid tundke selle kaalu, sest minu sõnas on vabadus. vabadus neile, kes lasevad endasse sõna koos kogu selle kaalu ja raskusega. nii et kui teid kaalutakse, siis vaadake, et sõna on teile kaalu andnud. ja kui te näete, et teie kaaluviht ei jää paigale, vaid liigub, siis te saate tunda vabadust, tõelist vabadust. aga kui astute kaalule ja näete, et kaalunäit ei muutu, vaid teid vaagitakse kerge olevat, siis on selle raskus, mis teie peale laskub, otse kui ahelad. sõna peabki tunduma raskena, kui see tuleb. ärge laske ennast eksitada, et see on alati nagu linnulaul kevadhommikul. linnulaul on ilus hingele ja toob hingamist hingele, aga vaimsele kaalule ei anna see midagi juurde. olen isa, kes hellitab ja ma hellitan ka teid, küll te näete. aga ärge põlake minu sõna koormat, vaid kandke seda auga. olge minu sõna väärilised ning ärge tehke seda väärtusetuks. austage sõna, võtke see vastu, isegi kui on valus. sõna lapib haavad, sest valu ei tee mitte sõna, vaid haav, mis vajab tervenemist. mina armastan teid ja tagan selle, et minu poeg saab esindama mind. et selline sõna tuli temalt ja ma olen kogenud, vahest ma mõtlen, et kui mingisugune ja ma arvan, et see on väga paljudel on see, et kui me kogeme midagi, võib-olla inimeste kesk olles või niimoodi, just võib-olla eriti koguduses, siis kui meie sees tekib mingisugune tunne, tuleb üles, siis me tihti arvame võib-olla seda, et see tunne on meis ja see oleme meie. aga ma sain aru, kui Jumal seda kõneles mulle, siis teatud emotsioonid või tunded, mis mul on olnud kristlaste seltskonnas või niimoodi, on tegelikult, Jumal on andnud neile tunda seda, mis selles atmosfääris valitseb. ja üks nendest asjadest, mis mul on pikalt on häirinud ja on just see mõte, mis on tulnud, et selline
järsku valdab selline hirm, et, et ega see sõna liiga karm ei ole, et äkki inimestele ei meeldi ja see. ja ma ise olen mõelnud, miks ma sellist asja järsku nagu tunnen. ja mul on kogu aeg mõelnud, jumal, kas ma nagu, kas mul on inimese kartus ja ma olen palvetanud ja kõik ja nagu ja ikka tuleb seesama asi. aga nüüd, kui see sõna tuli, siis ma saan aru, tegelikult see on, Jumal on andnud mulle tunda seda, mis tegelikult atmosfääris nii-öelda see meelevald, mis valitseb, mis ongi see, mis ütleb pastoritele ja neile, kes käivad Jumala sõnaga ja ütleb neile, ära seda igaks juhuks ütle, et äkki see inimene võtab seda liiga nagu isiklikult, äkki ta saab haiget ja äkki ta ei tule enam kogudesse tagasi, äkki ta pettub ja kõik need mõtted, mis võivad inimestel tulla, kui nende sees on sõna, Jumala sõna, aga see vaim, kes tambib alla ja piirab seda Jumala sõna ja kui sellele kuuletuda, siis me teemegi selle nagu Jumala sõna nagu tolmuks, mille võib käega ära pühkida. ja kui Jumal siin rääkis oma sõnast kui raskusest ja kui ta seda ütles, siis mul tuli meelde see Danieli raamatus, kus sinna Jumala käsi, Jumala sõrm sinna seina peale kirjutas, see tekeel. ja see tähendas ju seda, et sind on kaalutud ja sind ja kuidas see oli, et kaaluviht on sind nii-öelda nagu, et sa oled nagu kerge kaalu poolest ja see tuli mul nagu, kui ta rääkis sellest ja palju sellest on see, kus ma nagu selle ajal, kui ma kirjutan seda, ma kogen seda, mis ta mõtleb selle all. ja selle raskuse koha peal oli see, kui alguses tuleb Jumalast sõna ja me peame iseendaga tegelema ja nii-öelda meelt uuendama ja kõik see protsess, see ei ole alati lihtne ja kerge ja see on selline pidev, vahest on väga pikk protsess ja see on raske töö ja see sõna on raske. aga kui on need läbikatsumisajad ja me järsku taipame seda, et vau, milline kasv on toimunud, et see, millega ma ennem võitlesin, ma olen vaba sellest. see vabadus, see kergus, mis see toob, me teame, et me oleme vabad. aga siin ütleb, et kui Jumal ütleb seda, et see raskus, kui kaalutakse, aga kaalutakse kerge olevat, mis tähendab seda, et ei ole lastud Jumala sõnal seda tööd teha. see ei ole andnud seda vaimset kaalu. selles ei ole küpsust, selles ei ole kasvu, selles ei ole Kristust. pikk teekond on käidud, võib-olla väga pikk teekond on käidud, aga vaimsele, sellele kaalule ei ole mitte midagi juurde tulnud. ja sellel hetkel, kui see nii-öelda see kaalumine on ja see taipamine, et tegelikult on kogu elu on elatud niimoodi, et Jumala sõna ei ole saanud mitte midagi erilist teha meie sees, meie kasvus, Kristuse sarnasusse nii-öelda ehitumisel, siis see teadmine või ka siis nendel aegadel, nende läbikatsumiste aegadel, see raskus, see koorem, mis peale tuleb, see on see, mis tuleb otse kui ahelatena ja võib-olla ka on palju seda, kus on see, kus lüüakse üldse käega ja tuleb pettumine ja kõik see, mis sellega võib kaasa tulla. ma mõistan seda, et inimeste tunded on praegusel ajastul, kui me vaatame maailma, kui natuke lähemalt neid asju uurida, aga seesama vaim on ka koguduses ja sellepärast võetaksegi omaks kõik see liberaalne mõtteviis, vaba mõtteviis, kõik kiidetakse heaks, peaasi, et inimesi mitte solvata, mis sest, et inimene on demoniseerunud, mis sest, et inimene on psühholoogiliselt hävitatud ja selle tulemusena ta on muutunud selliseks. aga seda kõike lihtsalt aktsepteeritakse, sest ei julgeta mitte midagi öelda. Need, kes on juhid, ei julge mitte midagi öelda, ei julgeta Jumala sõnaga nii-öelda välja astuda, vaid aktsepteeritakse kõike,
sest et kardetakse, et inimesed lahkuvad kogudusest, kõik need mõtted, mis tulevad peale, et inimene pettub ja see on võtnud tõenäoliselt sellise ala enda alla, et Jumal võrdleb seda ebajumala teenimisega. ja kui me teame seda, kui Iisrael kõrbes püstitas selle kuldvasika, see oli ebajumal, mis nad tõstatasid. ja kui kogudus on samamoodi inimese tunded pannud samale pjedestaalile, sama postamendi otsa ja kummardatakse ja keerutatakse ja tantsitakse selle inimeste tunnete ümber, et Jumala sõna ei räägita otse, ei räägita nii, nagu see on, vaid räägitakse nii-öelda tantsides ümber inimeste tunnete, siis Jumal jälestab seda, ta jälestab seda, ta vihkab seda, mismoodi Jumala sõna ei julgeta rääkida, sest see võib solvata kedagi. Jäetakse Jumala sõnast asju välja. et see oli selline väikene sõna minu poolt selles suhtes, et ja loomulikult see ei ole see koht, et nüüd hakkame inimestele ütlema, et kuule, et mulle ei meeldi sinu roosa kleit ja see ei sobi siia vaid see on tõesti see, mis nagu Jumal oma sõna kaudu räägib ja mida tema tahab öelda sellel hetkel. ja me tihti võib-olla kogeme seda, me teame, et Jumala sõna, midagi on meie sees. väga tavaline teema, mis tänapäeval tõenäoliselt on nagu, mida ei julgeta rääkida, on kümnese teema. Piret tõi siin 3 pühapäeva vist rääkis nagu finantsidest, aga kümnesest ei julgeta rääkida, sest et kardetakse, mida inimesed ütlevad, mida inimesed arvavad. ja selle kaitseks, et mitte seda rääkida, tuuakse välja sellega, et see on 10 käsku ja Kristus suri meie eest ja rohkem ei olegi vaja lisada sinna. jah, Kristus suri meie eest, aga 10. ei ole see, mis tagab sulle taevasse mineku. see on Kristus. tema ohver tagab sulle taevasse mineku ja 10. mitte makstes lähed ikka taevasse. et sellest on täiesti ükskõik, see ei muuda mitte midagi. aga nagu kui ma olen ka Taamat kuulanud ja kuidas tema on Jumala peale kunagi vihastas, kui Jumal käskis ühel naisel öelda, kes oli täiesti nii vaene kui vähegi saab, ja käskis öelda, et ta ei maksa 10. ja Taamo Naidu vihastas Jumala peale, et kuidas ta julgeb nagu sellise asjaga nii-öelda välja tulla, et inimene on vaene, tal pole mitte midagi nagu sellele lapsele või lastele süüagi anda ja Jumal käsib tal nagu nii-öelda oma viimanegi ära anda. aga ta tegi seda, ta rääkis seda ja ütles, et Jumal ütles niimoodi ja ise nagu katsu läbi see ja see naine hakkas 10. maksma. ja 3 kuu pärast ta andis sellise summa, kus koguduses, kes need olid, siis tulid Taamo juurde, ütles, et kuule, see naine tegi mingisuguse vea, et see on liiga palju, et ta ei ole võimeline seda maksma. ja Taamo läks temaga rääkima ja ta ütles ei, pärast seda, kui sa rääkisid, ma hakkasin 10. maksma ja tuli finantsiline läbimurre ja kõik hakkas nii-öelda loksuma paika. et 10. maksmine ei taga taevasse minekut ja see ei taga seda ka, et me maa peal rikkaks muutume. aga see nii-öelda see devourer, see neelaja, kes iganes meie finantside kallal võib olla, siis tal on nagu nii-öelda läbi selle on õigus astuda sinna finantside kallale. 10. on see, mis nii-öelda sulgeb selle ukse, et nagu noh, praegu ma läksin 10. aga see on lihtsalt see, mis on nagu kõige tavalisem rahast rääkida, 10. rääkides see on koguduses on vahest võib-olla mõnes koguduses on lausa nagu nii-öelda klassifitseerub patu alla, et sellist asja ei tohi rääkida. et see on nagu kõige julmem asi, mis saab teha. et see on tõesti, see on see sõna, mis nii-öelda Jumal on andnud ja ma sain ka nii-öelda proovida ka seda, et kus ma tundsin ühel hetkel, et ma pean rääkima seda, mida ma tunnen, et ma pean rääkima, mitte seda, kuidas natukene pehmendada seda. ja selles mõttes, et kui välja öelda seda, mida sa koged, et Jumal ütleb, siis kui see on isegi otsekohene sõna Jumalalt, siis selles sees on midagi, sa tead, et sa oled rääkinud seda välja,
mida Jumal tahab, et ma olen rääkinud, mitte et ma ei ole keerutanud ja kuidagi proovinud pehmendada seda. Mina usun, et mida vähem keerutamist koguduses on ja mida otsekohesem see Jumala sõna on, seda suurem õnnistus tuleb ka koguduse peale. Et väga palju asju, mis on inimeste eludes, sest ma olen kogenud seda, üks näide veel. Ma olen kogenud seda 2 korral siinsamas ja kristlastega olen rääkinud ja, ja see on see koht, kus ma ei tea, kas ma oleks pidanud rääkima või lihtsalt ja 2 korral on see 2 erinevat naisterahvast just oli siin nagu naabrite seas. Ja kuidagi ma hakkasin minema sellel poole, et tegemist on vaimuga. Kas ühel oli, mees oli haige ja siis teisel oli vist tütrega oli probleeme ja ma hakkasin sinnapoole minema ja sealt tuli selline müür tuli vastu nii-öelda ja see kuidagi nagu ta taipasid ära, kuhu poole ma lähen ja sealt momentaalselt tuli nagu selline müür vastu ja ma kogesin nagu müüri, et kui isegi kui ma nagu ütleksin, ma ei saa nagu läbi sellest minna kuidagi ja see oli nagu see, et mis sellega öelda tahad või kuidagi selline koheselt pandi lukku ära ja ei lastud nagu, ma nagu noh, sellel hetkel ma kogesin müüri ja ma ehmatasin ära, sest ma ei olnud harjunud sellega, et kristlasel võib tulla selline reaktsioon, kui natukenegi puudutada, et äkki selle haiguse taga on vaim. Ja ma kohkusin ära, nagu jäin mökutama selles mõttes, et ma ei teadnud, mida öelda, sest et mind rabas see, võib-olla see on kogemustega õpid nii-öelda läbi nägema seda, et okei, et see müür tuli, aga mismoodi nagu öelda. aga sellel hetkel ma olin nagu ullik naiivne, et kõik kristlased ju teavad ja niimoodi ja järsku on see, et oota, kas kõik ei usugi seda, et nii võib olla? Praegusel ajal võib-olla oskaks öelda Jumala sõnast lähtuvalt sellele müürile, nii-öelda purustada see müür, mis sinna vahele tekib, minu ette tekkis. aga see oli nii ehtne hetk, kus ma teadsin, et kui ma kogesin ka seda, kui ma nüüd ütlen, siis mul tekib naabriga probleeme, sest et see müür oli selline kibe, selline vastik müür, sa kogu aeg hääled, see on vastik müür, see on kibe müür, see on müür, mis sulgeb kõik su ees nii-öelda. et võib-olla sel hetkel oli inimese kartus, mis iganes seal oli, aga ma tean, ma ehmatasin nii ära, et mind tabas see nagu puuga pähe, et selline reaktsioon. kas on kellelgi lisada selle kohta? see, et kui sul selline müür tekkis, see ei ole tegelikult selle inimese enda süü suures osas, sellepärast et tegelikult need kohad, kus inimesed on vangistuses, on ikka nagu sellised, et need on ikka väga kõrgel tasemel, paljud ei ole mitte, et ajame väiksed teemonikese välja, see ei ole sellisel tasandil ja see ongi nagu see, et siis sa tead, sa tulid silmitsi kellegagi, kes ei ole inimene. Me teame, mida Efesostele 6 ütleb. Me ei võitle inimeste vastu, me võitleme vaimude vastu. Et see ongi nagu see, kus see ei ole inimeste kartus, mis sulle tuli, seal ei ole mitte midagi sellega tegemist, sa lihtsalt seisid vastamisi selle tegelasega, kes selle inimese kaudu nagu, kas sa kanaliseerib, mida iganes, onju. See inimene ei tea ise arvatavasti mitte midagi sellest ja meil ei ole tegelikult, kui väga aus olla, meil ei ole koguduses erilist õpetust selle kohta, et me mõistaksime neid asju, sest kui inimesed mõistaksid neid asju, siis inimesed tahaksid ise vabaks saada. kuna seda õpetust ei ole, siis inimestel ei ole isegi nagu seda, et tuleks nagu see igatsus, et ma tahan ka rühkida selle poole, ma tahan vabaks saada sellistest asjadest. Aga nii et nagu selles suhtes see tegelikult, kes sa seisid lihtsalt selle tüübiga silmitsi ja seal ei olnud mingisugust pistmist nagu tegelikult inimeste kartusega, nii et lihtsalt see ongi see, et kui me näeme seda, see ei ole see, et see inimene on halb või see inimene on sõnakuulmatu või mida iganes. Me ei saa seda inimest tembeldada, meil tuleb tõesti minna palvekambrisse ja hakata palvetama nende inimeste eest, et Jumal tooks nad välja sellest vangistusest. See on see, mida mina olen palvetanud just, et Jumal tooks inimesed vangistusest välja. väga palju sellest, mis puudutab sellist
vaimset maailma meelevaldasid, millest efeslased räägib 6. Eks seda kogudused ei puuduta, sest et sellepärast ongi inimesed, ebameeldiv teema. ja see ongi täpselt samamoodi. ei puudutada kümnise maksmist ega neid asju, ebameeldiv teema, inimesed suhtuvad halvasti, ei puudutata, inimestel on nii-öelda hävitaja rahakotis. et see ongi täpselt see hävitaja. Miks me lubame ennast hävitada sellega, et me ei kuuletu? Jumal ütleb, et ega Jumal ei pane meile hävitajat peale, aga see hävitaja tuleb seepärast, et see on vaimne seadus. eks minu jaoks Räägi. on ka sellest kummaline sellist teksti nagu kirjutada, sest et minul on see, et nagu noh, kui samal ajal kui kirjutad, mul on see, et aga ei ole ju. sellepärast, et mina näen ju seda pilti siin, laagrid, kõik need asjad, räägime vabalt nendest asjadest, siis nagu, aga siis kogu aeg pead kujutama nagu ette meelde tuletama, et on väga suur kogudus veel ja kus tõenäoliselt tänu Jumalale võib-olla ei tahagi teada, mis tegelikult toimub, aga vahest nagu võib-olla peaks teadma, mis toimub, et Ja no kui sa ei taha teada, ega Jumal ei annagi sulle teada, onju. Et selles suhtes see ongi see, et kas me otsime teda selles suhtes, et ma tahan tunda sind, onju. Või siis ma tahan seda, mida sul on mulle anda. See on ka nagu suur vahe, onju, et mida sina saad mulle anda, mida sina saad minu jaoks teha. Või siis, et Jumal, ma tahan sind päriselt tunda, ma tahan mõista, miks sa midagi teed või miks sa midagi ütled või miks see on karm sõnas, onju. Et ja ta seletab ära. jah, Tanel rääkis siin sellest müürist ja sa rääkisid sellest teemanlikust vastuseisust nagu, et ja sellest õpetusest, et noh, see ju teema ongi ju tegelikult, kui me võtame selle, nii palju kui mina seda kogudust nagu üle Eesti siin nagu tean, see valdavalt ju väga suures osas ju üldse ei usutagi üldse ju, et kristlasel võiks teeman olla. See on see põhiasi, sealt hakkab see kõik peale. Ja esiteks on veel see ka suur häbi, kui kellelgi on. Ja see on nagu nii vale tegelikult, kui tegelikult oleks õpetus sellest, et see on okei, see ei ole midagi õudset, onju, et me saame sind aidata, et sa ei ole ebanormaalne sellepärast, et sa võitled mingisuguste kurjuse jõududega, onju. Aga kui see häbi on ja no vot siis ongi see, et sa paned ise endale selle müüri ette ja sa ei lasegi ennast aidata. No see ongi, ja see hakkab ju ülevalt peale, sellepärast, et kuna nemad ei usu, kes on juhid, nemad on ju uksehoidjad, vaata, ega Jeesus siis, mille pärast nende variserite nende vastu nii karm oli, onju, ta ütles, et te olete uksehoidjad, onju, te ei lase sisse. Kujuta ette, sul on vabadused, sul on see karige, sul nad võtsid kõik vabadused, kõik kutsumisse tulla, onju, poegadeks saada, eks, aga kuna nemad ise on, eks nad ise on ka vangistuses ja milles iganes need pärandid, onju, mis uskonnas keegi on, mis seal on, onju, ja seal minnakse tihtipeale ühest äärmusest teise, et see karmi sõnumi mõttes näiteks ütleme need, kes on tulnud nagu kogudus on mingid muutused tulnud, on tulnud näiteks ütleme silme ees on üks kogudus, onju, baptisti kogudus, eks, aga ta liikus nagu sellise nelipühi nagu kogemus mingil määral, eks, edasi sealt, onju. Ja tulivad nooremad juhid, eks, aga see vana ajastu, seal oli kogu aeg ju see, kuidas ma ütlen, see manitsus, noomimine ja maha kiskumine. Nii et kui sa sealt välja said trepi peale, siis pärast tõmbasid hingamist, et sai nagu vabaduse sisse trepi peale, onju. Aga enne seda oli rõhumise all, kui kuulsid seda sõnamit, onju. Ja pane tähele, nüüd on tulnud sellesse nagu järgmisse vaasi, onju. Ja nüüd on see teine äärmus, nüüd on see nagu üli selline hellus, julgustus, ainult julgustus, onju. Mingid sellist karminat asju, ütleme sellist tõest ümberlõikamise asju, seda nagu ei saa olla, seal nagu kõik ainult julgustus, no ju. Aga see julgustus peaks nagu elu tooma, see julgustus ei saa nagu ka nagu magama panna ega stagnatsiooni põhjustada, on ju. Et seal on nagu nii palju asju, mis nagu koguses on, eks. Ja teine asi, et ka nagu üks palve teema on, et paluda on, et on kogudusi, kes on uksed lahti, et nad lasevad nad ei ole ainult oma uskonnaga, kes lubavad neid jutlustajad väljapoolt, on ju. Et tuleksid need, kes demonstreerivad seda. Demonstreerivad kuningriiki väes.
eks inimesed saavad päriselt vabaks, on ju. Ma olen ühes kogudes oli niimoodi, muidu oli kõik nagu kõik on viisakad viksid, aga siis, kui tuli keegi, kes teenis pühas vaimus ja siis kõige ontlikumad seal hakkasid äkki oksendama, on ju, ja kausid toodi asjad ja keegi ei saanud enam matsu aru, on ju, kõigil olid nagu silmad ümmargused peas, mis toimub, on ju, keegi ei saanud miskit aru, on ju. Vot ja sellist asja on, ma ütlen, et kui nagu palju tuleks nagu seda, kuna ma ütlen kuningriigi demonstreerijaid, siis selline asi oleks massiline kogudustes, massiline. Ja kui õpetakse ka, et see ongi normaalne, et see on see vabaduse lävepakk nüüd, et see on see, kus me astume vabaduse sisse, et üldse saaksid oma eluga kõigega edasi minna. Ma lihtsalt kogesin nagu seda, et me arvame, et meie keskel, et see sõna ei puuduta nagu meid, et me siin on nagu hästi või nii. Aga kuidagi ma kogesin nagu enda sees, et igaüks teab enda sees tegelikult kõige paremini, kas kuskil on see, kus ta ei julge kõneleda, sest et ta kardab inimese tundeid ja seda inimestele nii-öelda meelehärmi teha ja see on see, mis piirab Jumala kõne, Jumala hääle, Jumala sõna väljarääkimist. Et see on individuaalselt, igaüks teab kõige paremini ise, kus kohas on see, kus on mingi teema, mida ta puudutada ei taha ja ta pigem väldib seda teemat ja ta ei puutu seda teemat. Ja nagu ka Jumal ütles, et oma sees inimesed on saanud nagu väitluse ekspertideks, et kui see õpetus või see teema tuleb ülesse, siis alati ei ole see, et ei räägita asjadest, vaid oma sees on saadud nii heaks väitluse ekspertideks, et suudetakse see sõna ära nullida, nii et see ei jõua kohale, nii et me ei saa aru või me mõistame seda iseendale meeldivalt, sest me kuidagi, nagu hing proovib nagu kaitsta meid iseennast selle sõna eest, sest et me ei taha muutuda teatud kohtades, me ei soovi lahti lasta teatud asjadest ja selle tulemusena on see, kus me me vääname või pöörame selle sõna nii, et see oleks meile aktsepteeritav ja me suudame seda vastu võtta nii, et see tegelikult ei puuduta seda valdkonda, millele tegelikult Jumal nii-öelda näpu paneb. Kõige ohtlikum koht on olla kohas, kus arvata, et mingi osa Jumala sõnast ei kehti meile. Pigem Jumal, kus kohas on see, kas meis endas, kus me seda mingit sõna ei taha vastu võtta või me ise ei julge kellelegi öelda, sest et võib-olla me teame natuke inimese tausta ja läbi selle me ei julge öelda, aga me kogeme endas sees tegelikult just see on see, mida Jumal tahab öelda. See võib olla meie enda selline heatahtlikkus, et me ei taha inimesele veel rohkem haiget teha või kuidagi niimoodi, aga tegelikult me jätame selle sõna välja, mis tegelikult selle inimese tervendaks, sest meie hing arvab, et me teeme talle haiget veel rohkem. Tegelikult Jumal ütleb, see sõna on see, mis tervendab ta. Võib-olla algusreaktsioon ei ole kõige parem, aga see sõna, see seeme saab oma tööd teha seal. Nii et tõesti, et võib-olla minu palve ka praegu on see, et Jumal, kus kohas on meis endis need puudujäägid sellest sõnast lähtuvalt, mille sa oled toonud, millega me peame ise isiklikult tegelema. On see kus hing kaitseb meid või me proovime oma heatahtlikkusega teist inimest kaitsta, kus tegelikult sa ütled, et ma tahan teda läbi selle sõna tervendada, et ära tõlgenda minu sõna valesti, vaid ütle seda, mida ma tahan öelda. Tõesti, sina too välja need pimedad pelgupaigad või need pimedad paigad, kus me ise ei näe, kus meie oleme pimedad. Sest et me ei taha olla nagu variserid, kes arvasid ennast nägevat, aga Jeesus, sina ütlesid, nad on pimedad. Me ei taha olla need, kellele sa ütled, me oleme pimedad, sest me arvame, et me näeme. Tõesti, issand, sina
näita need paigad meie endis, meie keskel, kus kohas on see, millele sina proovid näppu panna, aga me lööme seda näppu minema, sest me ei taha, et sa näitaksid seda kohta. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.